kaitseliitlased, naissugukaitsjad, Kaitseliidu noored ja noortejuhid. Täna, mil me tähistame oma vabariigi 105. aastapäeva, möödub ka aastapäevast, mil Venemaa alustas ulatuslikku sõjategevust Ukraina vastu. Sõda, mida Venemaa juhtkond plaanis pidada ainult 10 päeva, on tänaseks väldanud 12 kuud. Ukraina rahvas on rangerslikult kaitsnud oma kodumaad ning tõestanud, et vaba rahva tahe on suurem mis tahes sõjalisest jõust. Kuid sõda pole veel läbi ja Ukrainal oleks Vene vägedel palju raskem vastu panna, kui maailma demokraatlikud riigid teda ei toetaks. Mitmesugust toetust on Ukrainale andmas ka Eesti, sest me mäletame oma 105-aastase ajaloo jooksul korduvalt seda, kuidas me oleme lõivu maksnud vabaduse eest. Me teeme seda ka täna läbi mitmesuguse abi, mida Ukrainale saadame. Me teeme seda läbi hinnatõusude ja elukallinemise, mis on tingitud Venemaa turu ning tegevusvabaduse piiramisest. Me teeme seda läbi riigikaitse rahastuse kasvatamise, mida me muidu oleksime võinud kasutada majanduse elavdamiseks või rahva elujärje parandamiseks. Selle aasta jooksul on otsustanud Kaitseliiduga liituda enam kui 4400 Eesti kodanikku, kes soovivad märkimisväärselt rohkem olla valmis riiki kaitsma, kui nad seni seda tegema pidid. Need mehed ja naised on otsustanud, et nad ei taha sõjakorral olla abistatavad, vaid tahavad ise hakkama saada või veelgi enam, ise teisi aidata. Liitudes Kaitseliiduga on paljud neist leidnud täiesti uue maailma ja uued väljakutsed. Nad on eest leidnud palju huvitavaid kaaslasi, väärt instruktoreid ja hoolivaid pealikke. Väga paljud neist on tänaseks juba leidnud ka oma rolli kriisi ning sõja puhuks. On ka neid, kes peale paari väljaüritust on otsustanud loobuda. Leides, et Kaitseliit pole siiski nende jaoks. Julgustan neid veel kord järele mõtlema. Kaitseliit ei ole ainult sõjalist võimet ettevalmistav organisatsioon. Siin saab omandada ka teisi oskusi selleks, kuidas kriisi ja sõja ajal saaks kasulik olla. Nii et enne kui kergeajaliselt loobuda, tuleks kindlasti pealikuga rääkida muudest panustamise võimalustest, mille tähtsust ei saa kuidagi väiksemaks pidada kui relvaga vaenlasele vastu astumine. Kaitseliidu eripära selles seisnebki, et siin on võimalusi igalühele, kes soovib riigikaitses panustada, sõltumata tema vanusest, füüsilisest võimetest või usulistest vaadetest. Igaüks meist peab mõistma, et Kaitseliidu nägu sõltub meie Kaitseliidu liikmete panusest riigikaitsesse. See, kuidas me reageerime väljakutsetele, olgu selleks õppekogunemised või erakorraline olukord, on faktor, mille järgi mõõdetakse meie organisatsiooni usaldusväärsust. Uskuge mind, siiani on päris palju neid, kes ei usu vabatahtlike väesse. See, kui lisaõppekogunemisel ei tule ligi pool kutsututest, on vaid vesi skeptikute veskile. Ja siin ei loe, et kohale tulijate valmidus riiki kaitsta on 100% ning nad kiidavad õppuste korraldust ja saadud teadmisi. Ei loe ka see, et üle 90% nendest teatab, et tulevad iga kell hea meelega uuesti välja, kui kutse saavad. Loeb see, et õppustest kõrvalehoidjad veavad oma kaaslase alt. Kaitseliidul ei ole ülekatet. Siin kehtib reegel üks kõigi, kõik ühe eest, mis tähendab, et iga puuduja on tühik võitlejate rivis. Lisaõppekogunemised on tegelikult lahinguvalmiduse kontrollid, mida tuleb võtta sama tõsiselt nagu päris sõtta minekut. Kaitseliitlastel on see eelis, et nad sõdivad üldjuhul oma kodukohas ja seega on õppuse, aga ilmselt sõjakorral võimalik teatud asju korraldada ning ära teha, kui midagi on jäänud kodus või tööl pooleli. Lisaõppekogunemisel tulebki seda ka harjutada, kuhu maani meie paindlikkus ulatuma peaks. Me ei saa seda proovida, kui õppusele jäetakse tulemata. Me ei saa neid võitlejaid usaldada, kes kutset ignoreerivad või vale põhjendustega väljatulemist väldivad. Sellised inimesed peaksid endalt küsima, miks nad ikkagi Kaitseliitu kuuluvad ja kas siin on nende koht. Eesti vabadus kestab seni, kuni meie oleme valmis seda kaitsma. Ja kuigi me oleme Põhja-Atlandi lepinguorganisatsiooni liige, mis on meie suurimas rahvusvaheliseks julgeolekugarantiiks, sõltub meie vabadus ennekõike meist endist. Meie enda vastupanutahe ja valmidus on iseseisvuse suurimaks garantiiks ning selle kandvaks jõuks on kodanikud, kes on vabatahtlikena valmis riiki kaitsma.
Need vabatahtlikud olemegi meie, Kaitseliidu liikmed. Aitäh teile selle eest, et panustate oma vaba aja ja tahtega Eesti riigi kaitsmisse. Head Eesti Vabariigi 105. aastapäeva!